oleme täna Väike-Pakril, kus natukene rohkem on meid täna kui tavaliselt. Väike-Pakril on elanikke 5, aga täna on selline tore sündmus nagu jumalateenistus ja me käime 2 kabeli juures. Mina olen Jaana Staal, ma olen pärit Väike-Pakri Suurküla Ülenistujõe talust. Siin on sündinud mu vanaema, mu isa, mu onu, kes olid siit sunnitud siis lahkuma sõjakeerises. Eestimaa rootslased, rannarootslased, kirjalike allikatele toetudes võib öelda, et nad on siin olnud juba 13. sajandist. Tulnud on nad väga erinevatest asukohtadest. Arvatakse, et neid kohti, kus tuldi, ei olnud ainult Soome-Rootsi alad ja Rootsi, vaid ka Gotland ja võib-olla ka mõned teised kohad. Väike-Pakri kogukonna moodustavad mitte üksi ainult need inimesed, kes siin on ja elavad siin üle aastaringselt, siis me loeme oma kogukonnaks ka kõiki neid, kes meie kultuuri vastu huvi tunnevad. Siin on täna muusikuid, siin on tantsurühma liider, siin on siis jumalateenistust läbiviiv Rootsi Mikli kiriku õpetaja Patrik Göransson. Siia tuleb täna koguduse inimesi. Selleks, et rannarootsi kultuur saaks edasi kesta, on vaja neid kõiki. Neid, kes pärit ja oma juurtelt rannarootslased ja need, kes tunnevad selle kultuuri vastu huvi ja kes elavad täna nendel ajaloolistel asualadel. Et kindlasti nende toel on võimalik, et rannarootsi kultuur, muusika, tantsu traditsioon, rahvarõiva kandmise traditsioon, et see jätkub. Minul on seljas Pakri rahvarõivad. Need on siis sarnased natukene Vihterpalu piirkonnaga. Osad rahvarõivad olen ma saanud oma vanaemalt Maria Staalilt. Siin on siis tema ehted, kaelaehe ja 2 sõlge. See põll on samuti saariaegne ja see rätik on vanaemalt. Mõned lisandused on siis siin hiljem tulnud. Täna elavad siis Pakri saarel aastaringselt 5 püsielanikku. Sisse kirjutatud on neid kokku 13. Ja pärit on siit siis ainsana Eerik, kes siin on ka rohkem aastast kui mina. Ja nad tegelevad siin loomakasvatusega, rohumaöised. 2 saarel nad siin on ja siin siis tegeletakse ka nende loodslike koosluste niitmisega, karjatamisega, see kõik säiliks. Eesti rannikualasid siis asustanud rootslased elasid siin üle pea 7 sajandit, aga teise maailmasõja keerises olid nad sunnitud enamuses lahkuma. Kui enne sõda loendati neid ligikaudu 9000, siis siia Eestisse jäi neid circa 1500. Enamus siirdus Rootsi sõja eest. Kui mina läksin, siis oli see peaaegu see viimane osa siin Pakri rahvast, kes veel siin alles olid. Peaaegu kõik läksime ära. See oli ühendus selle Juhani laeva evakuatsiooni, mis me läksime ja see oli selle laeva 7. reis Eesti rootslastega siit Eestist Rootsi ja see oli ilus ilm veel, kui laev sõitis siit saarte panga tagant mööda ja ma mäletan seda isegi, kui just möödusime seal
panga juures, siis need, kes pardal istusid, tõusid püsti ja hakkasid laulma seda Eesti-Rootsi hümni Modersmålet sång, emakeele laulu. Eesti taasiseseisvudes 90-ndatel oli ju Rootsist palju neid, kes tulid oma kodukohta ja paljud ehitasid ka siia oma suvilad. Ja nende kontaktide toel võib-olla oli see sidusus seda suurem, et nemad avastasid, et siin on neid, kelle jaoks on see kultuur endiselt väga oluline. Ja nemad olid ju säilitanud ja arhiveerinud ja hoidnud seda kultuuri okupatsiooni aastatel, mida me nüüd saame kõik enda rõõmuks kasutada. Ranna-Rootsi kultuur, me võime öelda, et kõik need, kes elavad täna ajalooliste Ranna-Rootsi asualadel, kes on huvitatud selle kultuuri hoidmisest, samamoodi siis Ranna-Rootslased ise, nende järeltulijad. Et nii kaua, kuni me oleme sellest huvitatud ja siis võime öelda, et me kõik oleme selle kultuuri kandjad.